paluti rääkida erinevate piirkondade nagu kliimamõjudest, kuidas kliimamõjud erinevates piirkondades avalduvad. Ma natukene sellest räägin ka, aga ma otsustasin, et ma räägin teiega hoopis sellest, et miks keskkonnamuutused või siis kliimamuutused on nurjatud. Siin on minu kohta natukene kirjas. Ma olen olnud nüüd 25 aasta tööl Tallinna Ülikoolis. Ma ise ei usu ka. Olen seal dotsent ja vanemteadur ja nüüd ma olen siis möödunud sügisest Rakvere Riigigümnaasiumi õppejuht. Ma olen 2 lapse isa. Mu tütar on teie vanune. Ja? See, et ma olen 2 lapse isa, on tegelikult äärmiselt oluline märkus selles mõttes, et see on väga oluliselt kujundanud seda, mida ma teen. Et koos laste sünniga tuli ka natukene muutus selles, miks ja kuidas ma teadust teen ja ma otsustasin hakata tunduvalt enam pühendama sellele, et ma räägin sellest, mida me teaduse kaudu oleme keskkonna kohta teada saanud. Lihtsalt püüuga olen liikunud järjest rohkem hariduse poole, et kuidagi kujundada ümber ühiskonna käitumist, kujundada ümber seda teadmiste baasi, mis meil on keskkonna kohta, ehk et see teaduses teada olev teadmine jõuaks kuidagi ühiskonda. Ja lastel on olnud väga oluline roll sellele, et ma seda sellist klassikalist teadustööd olen järjest vähem ja vähem tegemas, kuna minu jaoks on palju olulisem see, et see sõnum lõpuks jõuaks ka inimesteni. Teadlaste poolt loodud teadmine, uued teadmised jõuavad ühiskonda ülimalt napilt, väga väikesel hulgal. See, mida teadlased tegelikult kogu maailma keskkonna kohta ja nendest teavad, et tegelikult seda kanalit on ülimalt vähe. Haridus seda jõuab väga pika vinnaga paarikümne aastase nihkega sellest, mida me tegelikult teame. Aga keskkonnas toimuvad muutused on niivõrd kiired, et me peame sellega edasi liikuma. Ma mõtlesin, ma panen endale selliseks ajakontrolliks vähekene ja teile taustaks ju sellise ühe linnulaulu. See on Hawaii saarestikus elanud Kauai-õ-õ linnulaul. See on viimane salvestus selle linnu laulu. See on isase linnu oma hüüd. See teadlane, kes siis selle salvestuse tegi, ütles, et ta salvestas seda ja siis ta kuulas üle, lind lendas ära. Kuulame üle, et õnnestus ja siis see heli kostus, siis see lind tuli veel lootusrikkalt tagasi, aga midagi ei ole teha. Et see on siis väljasuremise hääl. Näetan ta siia taustaks. Miks me peame nendest keskkonnamuutustest rääkima? Miks me peame keskkonnamuutuste probleemiga tegelema? Nende keskkonnamuutustega, mis meie keskkonnas toimuvad üldse, kas nende muutustega on võimalik võidelda? Muutuseid on võimalik vältida, ära hoida, vältida. Loodate, et on võimalik veel. Kas te oskate mulle nimetada mõnda aspekti, mida kliimamuutused ei mõjutaks? Et tehnoloogiad. Tehnoloogiad väga sageli kasutavad elektrienergiat, on ju? On. Et kas me saame elektrienergia tootmise kuidagi lahti ühendada kliimast? Et ta ei oleks kliimast sõltuv või ta ei mõjutaks kliimat? Elektrienergia tootmine. Midagi on püütud mulle rääkida tehisintellektist, aga ma tean, mul ei ole see meelde jäänud, et tehisintellekt kuidagi võiks hakkama saada ilma, nagu keegi seal taga ütles, et ilma selle keskkonnata, kus me kõik tegutseme. Et kuna me selle keskkonna osa, kui see keskkond muutub, milles me tegutseme, siis me paratamatult oleme nendest muutustest ka mõjutatud. Keskkonnamuutustega ühest küljest on nagu loodus võidelda, sest et keskkond muutub ka ilma inimtegevuseta. Aga inimtegevus on andnud sellele täiendava dimensiooni juurde. Ja me oleme tegelikult nendest keskkonnamuutustest teadnud väga pikka aega. Siin on graafiline kujutis nüüd Rooma klubi poolt 1970. aastal selline esimene matemaatiline modelleerimine inimkonna kasvupiiride siis määratlemiseks või et kuhu maani see inimkond siis kasvada saab. 70. aastal nad tegid, nad kasutasid siis kogu varasema selle sajandi informatsiooni lähteandmetena
ja punktiiridena on siis kujutatud see, millisena nad prognoosisid ette seda tulevikku erinevates valdkondades nagu ressursid, loodusressursside kättesaadavus on ju, saaste, tööstustoodang, toidu tootmine, aga ka inimkonna populatsiooni kõver. Siin on nüüd 40 aastat hiljem, aga praegust on nad teinud, tuleb lõpus see slaid ka, kuidas nad on teinud 50 aastat hiljem kontrolli, et kuidas nende mudel peab paika siis reaalse eluga. Ja tuleb välja, et inimkond ei ole seda mudelit võtnud mitte hoiatusena, vaid on võtnud sellise käitumisjuhisena, ehk et heledamal taustal siis need täisjooned demonstreerivad seda hiljem järele kontrollitud nüüd andmestikku, et mis nendes valdkondades siis selle 40 aasta jooksul toimunud on ja me näeme, et see vastavus sellele mudelile praktiliselt ideaalne. Mis meid teadlasi nagu küllaltki murelikuks teeb, on siin 2030. aastate paigus toimuma hakkav väga kiire populatsiooni langus. Selline populatsiooni langus ei tule välja mitte üheski demograafilisest mudelist, kui vaadatakse rahvaarvu maakeral ainult sellise inimese perspektiivselt, kui palju inimesi sünnid, surmad olla võiks, siis me näeksime, et kuni selle sajandi lõpuni jätkub ühtlane kasv, aeglustuv kasv rahvus. Et koos keskkonnatingimustega meil hakkab millegi pärast äärmiselt kiiresti rahvaarv kukku. See on ilmselgelt seotud keskkonnas toimuvate muutustega, loodusressursside kättesaadavusega, keskkonna saastatusega, kliima, elurikkuse, mullastiku ja nii edasi, nende olukorra muutusega. Ja see on see driver, mis paneb või siis see käivitav faktor, mis paneb teadlasi tööle. Kui me nendest keskkonnamuutustest räägime, siis me peame siia sisse tooma sellist mõista nagu nurjatud probleemid. Kas te olete kuulnud sellest, mis asi on nurjatud probleemid? On teil kuskil loengutes, tundides kunagi olnud sellest juttu? Nurjatus, sellest oskate umbes aimata, mis see on, et selline segane värk ei väga hästi mitte lahendata. Te puutute kokku nii-öelda tavaliste probleemide, lihtsate probleemidega. Mida hommikul selga panna, mis ma söön, kuidas ma kooli saan. Igapäevaselt lahendate neid probleeme. Need on lihtsad probleemid, need kerkivad kogu aeg meil ülesse, ei pea olema väga suur ekspert, et neid probleeme lihtsalt ära lahendada. Toiduga seoses enamasti on probleem see, et mida ma valin, mitte see, et kas mul on midagi valida, eks ole. Järgmine tase probleemidel on komplekssed probleemid. Koolis süüa saate? Saate? On hea söök. Teil, mis teil on üle 500 õpilase, eks ole, 2 vahetunniga saate söönuks. Ja. Rahvamass kiirelt söönuks, et seda küsimust ära lahendada, teil peab olema hügieeniline, teil peab olema see koht, kus te saate selle söögi kätte, kogu see süsteem püsti panna koolis, see on nüüd kompleksne probleem. Selleks on meil olemas eksperdid, selleks on meil olemas regulatsioonid, nõuded, ettevõtted, ametid ja nii edasi, kes kõik tegelevad selle küsimusega. See on keeruline, ülimalt suurt väljakutset nõudev, see nõuab eksperdi taset juba, et sellega hakkama saada. See ei ole niisama lihtsalt lahendatav. See on konkurents tuleb mängu ja kus sa toidu saad ja nii edasi. 3. tase probleemidel on nüüd aga nurjatud probleemid. Kui me mõtleme maailma rahvaarvu peale, et ka nemad kõik peaksid saama söönuks kõikjal maailmas, siis alati jääb meil üles olukord, kus kõigile ei jätku. Maakera on piisavalt suur, et keskkonnatingimused on niivõrd erinevad, kusagil on ikkagi põud, kusagil on ikaldus, toitu ei jätku piisavalt, kusagil jäädakse nälga. Ja selle globaalse probleemi lahendamine on võimatu. Me ei saavuta mitte iialgi maakeral sellist olukorda, et kõik inimesed on söönud. Küll aga me saame kogu aeg tegutseda selles suunas, et liikuda sinna poole, et kõikjal oleks näljahäda kadunud. See on nurjatute probleemide üks omadus, et me ei saa neid kontrollida. Me ei saa neid ära lahendada, aga me saame neid valitseda.
et me saame hoida neid kontrolli all, me saame tegeleda nendega. Nad ei ole selline katastroofiline olukord. Loomulikult näljahäda juhtumeid on, kus tegu on katastroofiga. Säästva arengu eesmärgid ÜRO-s 2015 aastal vastu võetud. 17 tükki võeti ÜRO-s, Eesti pani enda poolt juurde veel ka kultuuri, meiega väike rahvas peame hoidma enda kultuuri elusana. Ka see on kompleksne selline nurjatu probleem, et kuidas seda kõike tagada. Siin on kirjas 18 suurt nurjatut probleemi, millega inimkond praegusel hetkel tegeleb. Küsimused, mida me peame saatma inimkonnale üheskoos lahendada. Nurjatutest probleemidest, millega me täna natukene võib-olla tegeleksime. Millest see nurjatus siis tuleneb? Me käime läbi natukene neid tunnuseid, vaatleme seal, et kuidas kliimamuutused sellesse nagu sisse paigutuvad. Kõige esmalt, kliimamuutus kui selline ei ole teaduslikult üheselt defineeritud. Kliimamuutustel ei ole teaduslikku ühtset kokku lepitud definitsiooni. See, millest kõige enam räägitakse, on maakera temperatuuri muutus või siis piirkonna temperatuuri muutus ehk et kliima kui temperatuur. Aga te olete kliimat õppinud nüüdseks juba siis 3 ringi, kuskil 5.–6. klassis loodusõpetuses, 8. 9. klass kuskil tuli kliima ja nüüd gümnaasium. See, need tegurid, mis kujundavad meie kliimat, eks ole, neid on tohutult suur hulk. Me alustame sellest, et kui päikese kiirgust jõuab üldse päikeselt maakerale, see varieerub, see muudab kliimat, see tekitab kliimamuutuseid kõige enam, kõige suuremal määral. Aga kõik need järgnevad punktid hakkavad seda päikeselt saabuva energia toel kujuneva kliimapotentsiaali omamoodi kujundama. Ja inimtegevus on üks nendest teguritest, mis määrab ära kliimamuutuse. Ükski nendest teguritest ei saa tegutseda üksinda, eks ole. Ta on alati vastast mõjus mõne teise teguritega. Tegelikult iga nendest teguritest on vastas mõjus kõikide nende teiste teguritega. Seetõttu see suhete hulk, mis sellistes paari suhteid ainult silmas pidades, on siis n korda n-1 jagatud 2. Eks ole? Ehk et iga see tegur korrutatud läbi kõigi teiste teguritega jagatud 2. Nii palju on siin neid erinevaid suhteid. Kui te mõtlete enda siis selle mentorrühma peale, teid on seal 15 tükki umbes, on ju, siis selliseid erinevaid paari suhteid saab olla selles süsteemis 15 korda 14 jagatud 2. Loodus kõik täpselt samamoodi, mitte ükski tegur üksinda ei määra ära ja seetõttu me ei saa ka öelda, mis asi see kliimamuutus päris täpselt on. Need protsessid, mis kliimamuutusega kaasnevad, nad ei ole lineaarsed. Mis tähendab lineaarne protsess? Et ta muutub ühtlaselt, et ta muutub kas kogu välja ulatuses kõikidele ühtemoodi või see muutus on selline järjestik, liidetakse kogu aeg mingisugune tasakes midagi. Et see muutus on suhteliselt stabiilne. Ta muutub kogu aeg. Me teeme praegusel hetkel seda, et maakeral need lokaalsed muutused võivad olla või regionaalsed muutused võivad olla väga erinevad sellest, mis me räägime globaalsetest muutustest. Ja need muutused ei toimu mitte pidevate protsessidena, et kogu aeg igal aasta läheb natukene soojemaks meil, vaid ta võib olla suhteliselt stabiilne ja siis toimub mingisugune murrang või siis üks muutus toob kaasa sellise kollapsitena järgnevad muutused. Siit värvidena hästi tule välja, kui siin üldiselt on päevased keskmised temperatuurid Antarktikas aastast 2006 kuni 2021 ehk et eelmisel aastal, siis siin on näha nüüd 2022. aastal Antarktikas mõõdetud päeva keskmised temperatuurid ja me näeme, et märtsikuus on ootamatult päeva keskmised temperatuurid tõusnud 40 kraadi. 40 kraadi on päevade keskmised temperatuurid kõrgemad kui varasemate aastate keskmisel. 40 kraadi on järsku temperatuur kõrgemaks läinud. Ehk et sellised muutused toimuvad spontaanselt. Ta ei ole kogu siin Antarktika pinnal ühtlaselt jaotunud, vaid teatud piirkondades see temperatuur võib väga kiiresti, väga järsult tõusta.
eelmisel aastal mäletate uudiseid Belgiast, Saksamaalt, mis seal toimusid? Üleujutused. Nendes üleujutustes sai surma 10 inimesi. Me oleme harjunud, et kõik sellised katastroofilised sündmused juhtuvad kuskilt meilt kaugel. Eks ole? Kusagil seal mujal, Aasias, Aafrikas. Et me Euroopas on nii ohutus, on kõik nii hästi ära korraldatud, meil ei juhtu selliseid õnnetusi nagu arenevates riikides. Siin on kaart, ma ei tea, kes seda nähtav, sajud, kuidas need mõjutusid, millist piirkonda siis Saksamaa ja Belgia madalmaade piirkonnas. Siis ka arvan, et inimesed võiksid elada kõrge vanusega õnnelikult, siis rahumeelselt oma voodis surra. Ka Eestis suri möödunud aastal 200 inimest, 200 kuni 800 inimest, siin ei ole täpselt andmeid paigas, see on teatud protsess, kuidas need teaduslikud andmed selle kohta tekivad rahvastikuregistris, aga surmajuhtumite arv näitab, et meil on ilmselt 200 kuni 800 inimest rohkem surnud möödunud suvised kuuma perioodi ajal. Meil oli möödunud aastal 6 nädalat kuuma perioodi, seda, et temperatuur on ööpäeva keskmiselt tasemest kõrgema. Vanad inimesed väga sageli selliste südame-veresoonkonna haiguste vaevatuna lihtsalt kuumenesid üle ja surid selle tagajärjel. Kliimamuutused on kõikjal meie ümber ja nad toovad kaasa endaga järjest suuremaid surmasid. Need piirkonnad, ühesõnaga, mis on niiskemad, need kipuvad minema ka kliimamuutuste tagajärjel märjemateks, samas need piirkonnad, mis on kuivad, need kipuvad minema siis kliimamuutuste tagajärjel ka kuivemaks. Taimestik ei saa üldse, kogu elustik on puudu. Siin on toodud mul ära ka selline globaalne metsatulekahjude kaart, ehk et kõik need rohelised täpid siin hallil taustal siis näitavad toimunud metsatulekahjust. Metsatulekahjud on protsess, mille käigul põleb ära suur hulk orgaanilist materjali, andes sellega omakorda kasvuhoonegaase atmosfääri, mis viib omakorda kliimamuutuste süvenemiseni. Ka läbi selle protsessi, et põlenud taimestikuga aladel on vähem taimestikku, mis seda süsihappegaasi atmosfäärist ära sööb. Kliima hakkab mõjutama meid läbi ka kuumalainete. Ka Eestis, kui me räägime keskmisest temperatuuri tõusust, siis see tundub 1-2 kraadi. Mis see siis on? See on keskmise muutus. See ei iseloomusta ekstreemumite olukorda. Ta näitab ainult seda keskmist. Näiteks, kellelgi on gangreen, põletik jalas, ütleme lihtsalt, et üldiselt keskmiselt kehatemperatuur on tõusnud 0,1 kraadi, aga seal jalas, kus see veremürgitus siis sees on, võib see temperatuur olla ka tunduvalt kõrgem ja kogu see protsess võib viia surmani või siis amputatsiooni. Me lihtsalt rääkides ainult keskmisest temperatuurist jätame väga-väga suure osa informatsioonist käsitlemata. Me pigem peaksime rääkima protsesside esinemise sagedusest, kui tihti meil toimub üleujutusi, kui tihti meil on põudasid. Möödunud aastal meil oli suve jooksul korduvalt üleujutusi ka Eestis. Väga lokaalseid, väga väikest territooriumi hõlmavad, kus tulid tohutud paduvihmad ja ujutasid näiteks Tartu linnas ühe nädala jooksul 2 korda. Ja Tartu mõnes teises linnaosas ei pruukinud sellest üldse nähagi olla, et seal kuskil sadu on. Et sellised lokaalsed etteennustamatud sündmused, nende esinemise sagedus suureneb. Ja see ei tule sellest keskmisest välja. Üks, mis muutub, on liustike selline jääbilanss, et kus kohas see jää asub. Siin on natukene näha nüüd jällegi Antarktikat ja Gröönimaad, 2 suurimat siis liustike kogumit meil on ju maakeral. Et siin rohelisega märgitud alal siis toimub liustike kiire kahanemine ja punasel alal toimub selline liustike massi nagu suurenemine. Ehk et piltlikult öeldes selle soojenemise tagajärjel valgub liustik kiiremini liustike servadesse. See on selline normaalne liustike dünaamika protsess, et nad hakkavad kiiremini ära vajuma, nad liiguvad ära, kus nad sulavad palju kiiremini ja
servadest nad sulavad palju kiiremini ja sealt kaovad liustikud ajapikku ära. Et sellised protsessid toimusid eelmisel aastal suvel Gröönimaal, kus mõõtmisajaloo jooksul teist korda sadas vihma selle liustikukupli, see on üks tootu liustikukuppel, jääkuppel. Siin kusagil selle kõige kõrgemas osas on üks meteoroloogiajaam, kus on mõõdetud nüüd siis 2 korda kogu selle ajaloo jooksul 30 või 50 aasta jooksul, mis ta seal on olnud, vihmasadu. Et seal muidu ei ole mitte kunagi vihma sadanud. Ja teadlastele ootamatult selgus, et kui liustiku vesi on liustiku peal, seda vett on väga palju, siis hakkab koondama ise omakorda päikese energiat ja sulamine toimus tunduvalt kiiremini, kui matemaatilised mudelid seda suutsid ette näidata. Ehk et meie teadmised kasvasid. Kui liustikud sulavad, siis selle tagajärjeks on loomulikult maailmamere veetaseme tõus. Kui kõik liustikud meil ära sulaksid, mis ei saa õnneks füüsikareeglite tõttu väga kiiresti ka juhtuda, et sulamine nõuab teatud hulga energiat, jääsulamine nõuab energiat ja et seda energiat seal koha peal, kus see liustik oleks, et seda kogu aeg kättesaadavalt oleks, et õnneks seda kogu aeg ei ole. Aga kui kõik liustikud ära sulaks, võiks olla kuskil 20 meetrit veetaseme tõusu meil umbes, on ju. Aga me praegust ennustame, et meil sajandi lõpuks võiks tõusta veetase kuskil seal 1 meeter, aga me näeme, et see möödunud sajandi jooksul kuni siis kaasajani on see keskmine veetaseme tõus olnud järjest kiirenev. Et kui ta siin oli alla 1 millimeetri aastas, siis me praegust oleme jõudnud 3,1 millimeetrini aastas on see ookeani veetaseme tõus. Jällegi see keskmine veetaseme tõus 3,1 millimeetrit, see oleks millest me räägime, mis see siia nagu puutub. Aga ta puutub selles mõttes, et koos soojenemisega ookeanide vee temperatuur on alati kogu aeg tasakaalus atmosfääri temperatuuriga. Need on omavahel seotud süsteemid, ehk et temperatuur tõuseb ka ookeanides ja tegelikult 70% maakerale lõksu jäänud, kinni jäänud täiendavast päikese energiast, mis siis kliimamuutustele viib meid, on talletunud ookeanidesse. Mis juhtub veega, kui ta läheb soojemaks? Mis juhtub tema ruumalaga? Paisub. Alati, kui kehatemperatuur või üldjuhul, kui kehatemperatuur suureneb, siis ta paisub, eks ole. Ookeanidesse on jäänud kinni tohutult suur hulk energiat, see temperatuur on tõusnud, ehk et see vee hulk suureneb. See on üks aspekt, mis tõstab seda vee taset. Kui meil on vesi soojem, siis millised on soojakeha versus külmkeha tema nagu potentsiaal muutusteks või sellisteks protsessideks. Jääkamakaks versus keevvesi. Eks ole, jääkamakas on suhteliselt stabiilselt paigal, keevvesi tohutult ringi liikuv, vesi muutub kiirem liikuvaks, temas on endas peidus suur energiapotentsiaal, mis hakkab vabanema vastastik mõjus nüüd atmosfääriga taas läbi suuremate tormide. Ehk et meil suureneb tormide osakaal, tormide hulk, meid tabavate tormide hulk, meile jõuavad sellised mõõdukad tagasihoidlikumad tormid, võrreldes näiteks Ameerika idarannikut tabavate iga aastaste orkaanidega, et nende orkaanide arv kasvab ja nende orkaanide energia hulk nendes orkaanides, see kasvab. Need orkaanid on suurema purustusjõuga. Meil tähendab see seda, et kuna meil on talved soojemad, kas teie olete näinud, et Tallinna laht on jääga kaetud? Te olete pidanud olema ikka näinud paar korda, seda on olnud, aga see, et ta kogu aeg on jääs, igal aastal on jääs, seda te ei ole näinud, seda olen mina näinud. Et see muutus on niivõrd kiire, et kui aga mererand ei ole jäätunud, jääd ei ole rannas, meil ei ole talviti taimkatet, mis aitaks hoida rannamaterjali või randu stabiilsemana ja meil toimuvad talvisel perioodil tormid, siis selle tagajärjeks on suuremad purustused meie rannikutel. Lisaks veel, kui veetase tõuseb, koos tormiveega
tõusev vesi mõjutab veel suuremat hulka maapinda. Siin on toodud lihtsalt ühe kaardi, ma tõin, et umbes need piirkonnad, mis nagu tumedamana rannikud on näidatud, et need on alad, mis on kuni 5 meetrit merepinnast. Ja need on käesoleval sajandil siis otseselt ohus merevee taseme tõusust ja tõusulainete ja tormilainete mõjutustegevusest. Ehk et see ei juhtu kusagil Bangladeshis või Indoneesias või kusagil mujal, see juhtub meiega siin Euroopas. Ja järgmine aspekt veel need ruumilistest mõjudest. Siin peaksid olema siis need värvid tegelikult punased ja sinised. On punased riigid ja sinised riigid ja need representeerivad, see on üks esimesi uurimistöid, mis tehti majandusteadlaste poolelt, et kuidas, milline on kliimamuutuste potentsiaalne mõju globaalsele majandusele, riikide kaupa, SKP kasv või langus. Sinised alad on need, kus potentsiaalselt kliimamuutuse tagajärjel võiks majandus kasvada sajandi lõpuks. Punased alad, need tumedad alad on siis need, kus potentsiaalselt kliimamuutuste tagajärjel SKP langeb ja kohati ta langeb siin riikides kuni 96%, 98%. Mis see teile ütleb? Kui ühe riigi SKP, sisemajanduse kogutoodang, langeb 98%, mis selles riigis võiks olla, siis mis seal toimub? Mis tähendab SKP langus 100%? Mis SKP on? Olete te õppinud majanduses? Majandusgeograafias peate olema õppinud seda. SKP on, ta näitab, annab nagu aimu selle riigi majandustegevusest, selle majanduse tugevusest. Me räägime siin, et kui meil SKP kasvab 3%, et siis on ikka juba päris hea, 7% Hiinal tükk aega kasvanud, siin aastakümneid juba väga kõva sõna. Kui meil langeb siin sõja tõttu ennustatakse, et kui Saksamaa loobuks Vene gaasist, siis tema SKP langeks 5% ja nad põhimõtteliselt ei ole nõus seda kulu endale sisse võtma, et see on nende jaoks niivõrd katastroofiline kulu, et nende majandus takerdub 5% ulatuses. Rahaliselt on see kolossaalne summa loomulikult. Aga kui meil siin riikides langeb 100%, siis see tähendab seda, et nendes riikides inimtegevus lõpeb. See tähendab, et seal riigis ei toima enam inimtegevus. Ükskõik missugunegi inimtegevus, kasvatab ta seal külanaine 2 kana, siis need kanad munevad muna, et see avaldab mõju SKP-l, et ta saab selle muna maha müüa. Aga kui sul lihtsalt mitte midagi enam ei ole, sest et seal ei ole võimalik elada, siis see majandus langeb kuni 100%. Piltlikult öeldes me peame mahutama kõik need inimesed, kes siin on nendel punastel aladel, kõik need inimesed peame ära mahutama nendele sinistele aladele. Et kas te suudate ette kujutada seda protsessi, seda olukorda, et see saaks juhtuda. Ja samas me teame, et need inimesed ei jää siia ootama, kuni nad ära surevad. Nad ei jää ootama, et kui see kliimamuutus läheb nii raskeks, et nad ei saa enam endale toitu kasvatada, nad ei saa enam ennast öösel maha jahutatud, sest kogu aeg on niivõrd palav, et nende keha ei jahtu enam maha, nad surevad lihtsalt kuumarabandustesse järjest ära. Nad ei jää ju seda ootama. Kas teie jääksite ootama? Ei jää. Te lähete otsima, et kus kohast te saate jahedamasse, kus te saate edasi elada. Ja seda on väga raske pahaks panna inimestele, kes lähevad endale eluvõimalust otsima. See on normaalne loomulik protsess. Aga see saab toimuda rahumeelselt meie tingimustes. See on kõige olulisem põhjus, miks ÜRO on juba aastakümneid tegelenud kliimamuutuste küsimusega, sellepärast, et nähakse ette, et kui see rahvamass, kes saab kliimamuutustest kõige rohkem pihta, kes ise on tegelikult selle kliimamuutuste tekkesse kõige vähem panustanud. Arenevad riigid on panustanud kliimamuutuste tekkesse palju vähem kui arenenud põhi. Eks ole? Et on täiesti loomulik, et nad lähevad ja hakkavad otsima endale lahendust, aga see ei saa toimuda rahumeelselt. See toob sõjalised konfliktid, see on väga suur kannatuste jada, mis meid ees ootab. Ehk et see on nende kliimamuutuste selline teatud sellised regionaalsed aspektid, et see tabab meid väga erinevalt. Me oleme muide ühes sellises piirkonnas, kus see kliimamuutus on üks kiiremaid, aga ta ei avaldu meil sellisena, et see baastase temperatuuris on küllalt madalal, aga meile tulevad tormid, meil tulevad üleujutused, kuumalained, et suvel võivad vahelduda järjest tohutute paduvihmadega perioodid,
põudadega ja te kujutate ette, mis võib põllumajanduses toimuda, kui sul on põud, taimed ei kasva ja siis tuleb peale tohutu paduvihm, et kogu see muld uhutakse kuskile merre ära. Aga mida me siis nagu teha saame? Et tagasi tulles nende nurjatuste juurde, et see eelnev jutt, et see regionaalsed eripärad, selle juurde ma tulen ilmselt ka natuke veel tagasi, aga et kuna need trajektoorid, kliimamuutuste trajektoorid on piirkonniti niivõrd erinevad, siis hakatakse otsima nagu endale sobivaid lahendusi, aga nendele endale sobivate lahenduste otsimine võib sageli, kõik lahendused, ükskõik kas need regionaalsed ja globaalsed lahendused, nad sisaldavad endas ka kliimamuutustele või ühesõnaga selle lahendusele vastupidist efekti. Et kui me tahame kliimamuutustele vastu astuda näiteks asendades fossiilsed kütused taastuvenergia allikatega, siis selle taastuvenergia kasutusele võtuga me peame kasutama ära tohutult suure hulga fossiilseid kütuseid, et näiteks ehitada üles neid tuuleparke või luua neid päikesepaneele või luua neid akusid, mida meile kõik on vaja. Meil on vaja selleks kõigepealt ära kasutada väga suur kogus fossiilseid kütuseid, et me seda saaksime teha. Ehk et see lahenduse poole liikumine sisaldab endas ka lahendusele vastupidist efekti. Ja see tekitab alati inimestes ka tohutult segadust, et tuulepargid ei ole ju kliimaneutraalsed. Loomulikult ei ole, aga nad on lõppkokkuvõttes, nad toodavad ikkagi rohkem energiat, kui neisse on pandud ja see energia on puhtam. Et me liigume puhtama poole, aga loomulikult, kui me tahame kogu fossiilsete kütuste kasutamise asendada taastuvenergia allikatega, siis me toome endale kaasa veelgi suurem ökoloogilise katastroofi, kuna väga suur osa mineraalidest, mida meil on vaja selleks, et üles ehitada siis taastuvenergia süsteeme. Mineraalid asuvad piirkondades, mis on veel vähestena alles jäänud selliste looduslähedaste ökosüsteemidena. Ehk et kui me läheme kuskile kaevandama mingisuguseid haruldasi muldmetalle, siis suure tõenäosusega tema kohal praegusel hetkel veel on veel mõned looduslikuna säilinud metsad või mõned muud ökosüsteemid. Kui me hakkame sealt kaevandama, siis me loomulikult hävitame ära need ökosüsteemid, me toome endaga sellega kaasa tohutult palju suurema katastroofi. Lisaks, selleks, et asendada kõiki neid fossiilkütustel põhinevaid energiasüsteeme taastuvenergia allikatega, meil lihtsalt füüsiliselt ei ole maakeral nii palju ressursse. Reaalselt ei ole olemas neid ressursse, et kogu seda fossiilsete kütuste jama asendada taastuvenergia süsteemidega. Neid mineraale ei ole lihtsalt nii palju. Aga loomulikult, lootus on, et äkki on innovatsioon ja nii edasi. Reaalsus on see, et sellisel kujul nii palju energiat kasutavat ühiskonda me ei suuda üleval pidada. Meil ei ole seda energiat lihtsalt olemas. Asendus ei ole siin lahendus, vaid me peame leidma väga tõsiselt, väga kiiresti energia kokkuhoiu kohad. Iseenda elus, riikides, tööstuses, kõikjal. Nende kliimamuutuste puhul, minu taust teadlasena ongi pigem selline paleoökoloog, ehk et ma olen uurinud minevikus toimunud keskkonnasündmuseid ja sealt püüdnud nagu siis interpreteerida, tekitada sellist teavet meie tuleviku kohta. Et siin ma tunnen ennast kõige kodusemalt. Et siin on esitletud nüüd jääpuursüdamikest kogutud väga paljude erinevate jääpuursüdamike andmestikest kokku panduna genereeritud globaalne CO2 sisaldus atmosfääris keskmiselt ja sellega korreleeruv, imeliselt hästi korreleeruv maakera keskmine temperatuur. Ehk et me näeme, et maakera keskmine temperatuur on alati väga hästi heas korrelatsioonis CO2 sisaldusega atmosfääris. Ehk et kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris iseloomustab maakera keskmist temperatuuri väga hästi. Ja see keskmine temperatuur saab sõltuda väga olulisel määral, ta ilmselgelt sõltub väga olulisel määral sellisest astrofüüsikalistest teguritest. Need astrofüüsikalised tegurid on pidevalt muutuses, ehk et see, kui kaugel on maakera päikesest, milline on maakera pöörlemise telg, kui ellips meie see orbiit ümber päikese on, et see on kogu aeg muutuses. Ja seda muutust me enam-vähem siin näeme. Kui temperatuur läheb ülesse, siis mis juhtub
näiteks metsadega. Mis nendes metsades juhtuma hakkab? Enne ma natuke rääkisin ennast juba. Mis metsades sagenevad, kui temperatuur üles läheb, kuivemaks läheb? Tulekahjud tulevad. Ehk et meil hakkab järjest rohkem looduslikest allikatest pärinema, hakkab tõusma CO2, soodest, igikeltsaga aladest hakkab eraldama rohkem CO2, aga mis juhtub taimedega, taimede fotosünteesi efektiivsusega? Kas ta suureneb või väheneb, kui temperatuur tõuseb? Globaalselt võttes, kas temperatuuri tõustes meil fotosünteesimine paraneb või halveneb? Temperatuur on üks teguritest, nagu ka CO2 sisaldus atmosfääris on üks teguritest, mis reguleerib fotosünteesi efektiivsust. Kui meil on temperatuur kõrgem, siis on fotosünteesi periood meil siin Põhjalas ka pikem, eks ole, ja taimed seovad rohkem atmosfäärist CO2 ära. Ehk et see temperatuur ei saa tõusta liialt kõrgele. Sellepärast, et taimed hakkavad efektiivsemalt CO2 siduma ja nad tõmbavad selle CO2 sisalduse tasakese alla poole, kuna nad hakkavad paremini fotosünteesima. Kui nad tõmbavad atmosfäärist CO2 ära ja astrofüüsikalised tegurid lähevad ka sinna poole, et kliima lähebki ka jahedamaks, siis mis juhtub fotosünteesi aktiivsusega globaalselt? Loogiliselt võttes. Mis fotosünteesi protsessiga maakeral juhtub, kui temperatuur läheb külmemaks? Jaa, fotosünteesi efektiivsus langeb, ehk et vähem seotakse CO2 atmosfäärist ära. Ja see aitab temperatuuri uuesti tõusta. Ehk et me näeme siin sellise püsisoojase elusolendi kehatemperatuuri käiku. Ta reageerib välistele teguritele, kuid oma sisemiste ressursside arvel ta ei lase sellel temperatuuril liialt ekstreemumitesse minna. Veelgi enam, see on püsisoojane elusolend, ta on ka veel nii-öelda soojavereline elusolend. Ehk et kui meil elustikku maakeral ei oleks, siis mis te arvate, milline oleks see maakera keskmine temperatuur, kas ta oleks kõrgem või madalam, kui praegust on? Madalam? Mis loogika järgi sa jõudsid selleni, et ta madalam on? Jah. Kasvuhoonegaasid on elu poolt tekitatud. Elustik kontrollib kasvuhoonegaaside hulka atmosfääris. Meil on praegus, ütleme, globaalne keskmine temperatuur on 15 kraadi. Kui meil ei oleks elustikku maal, kui meil ei oleks kasvuhooneefekti atmosfääris, meil oleks -15. Ehk et 30 kraadi oleks temperatuur madalam, kui praegust on. Me oleksime suhteliselt selline jääpall kogu maakera. Elustik on hoidnud selle maakera elusana. Ja see 800 000 aastat, mis siin see skaala on umbes see skaala ulatus, mille kohta meil on olemas usaldusväärsed liustiku andmed, mida me saame kasutada. Inimese jaoks on see andmehulk oluline selles mõttes, et see on umbes see periood, kus on välja kujunenud tänapäevane inimene liigina. Inimese eellased on seal 2-3 miljonit aastat ka juba varasemalt olnud, aga ka homo sapiens, selline nagu meie sellisena oleme, meie kultuuri tekke on seotud selle viimase 1 miljoni aastaga. Ja selle 1 miljoni aasta jooksul on olnud atmosfäärist CO2 sisaldus umbes siin 180-280 ppm particles per million, ehk et miljoni osakese, õhuosakese kohta on 180-280 CO2 osakest ja temperatuur on siin kõikunud kuni 10 kraadi, 10-15 kraadi sinna tänna, on ta üles-alla käinud. Kui mina käisin koolis, siis ma õppisin, et CO2 kontsentratsioon atmosfääris on umbes 300. See on siis möödunud sajandi viimased kümnendid, 80-ndatel, 90-ndatel. Minu teadmine oli see, et see on siin. Nüüd ma unustasin üle kontrollida, mul märtsi andmed siia pandud, aga tasakis hakkab nüüd see CO2 sisaldus sellel aastal ka uuesti langema, aga ta on tõusnud ülesse kuni 422-ni juba sellel aastal ka. 422 ppm, ehk me oleme siin kohas kuskil CO2-ga ja me teame, et see toob endaga kaasa ka temperatuuri tõusu. See temperatuuri tõus on hakanud praeguseks pihta.
kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni muutus pole selle ajaloo jooksul mitte kunagi olnud niivõrd kiire. See on mõne aastakümne jooksul toimunud, minu eluaja jooksul põhimõtteliselt. Ja temperatuuri tõus pole kunagi olnud niivõrd kiire, kui see praegust on toimumas. Ja meil ei ole loodusest võtta analooge, et mille põhjal öelda, et aga mis nüüd siis saama hakkab. Ja teadmatus on nagu kõige suurem õuduse hirmu tekitaja või siuke teeb väga ettevaatlikuks. Kuna meil ei ole ühte sellist allikat, mis seda kliimat sellisena mõjutaks. Neid osapooli on tohutult palju, kes kliimat mõjutavad ja neid osapooli kõik meie elu aspektid saavad selle kliimamuutusega pihta, aga nad saavad väga erineval viisil pihta. Nad on väga erinevalt mõjutatud ja seetõttu erinevatele osapooltele neid mugavaid lahendusi, mis neile sobiks. Nüüd, põllumeestele, metsameestele, jahimeestele, IT-töösturitele ja nii edasi. Kõikidele on need lahendused natukene erinevad. Nad tahaksid tekki enda poole pöörata. Mitte ise niivõrd suuri kulutusi kanda, aga sealt tõmmata siis see rasvasem pala ikkagi enda majandusse ka välja. Ja seetõttu nad käiakse välja väga üksteisele vastukäivaid lahendusi. See lahenduste hulk ongi väga suur. Neid ei ole ühte lahendust, mis selle asja ära lahendaks. Ja siin tuleb nüüd mängu ka selline asi nagu Jevonsi paradoks. Kas te sellest olete kuulnud? Ei ole? Jälle üks mõiste uus. Jevonsi paradoks on selline paradoks, mis on defineeritud siin paarsada aastat tagasi või välja käidud, märgatud. Seda märgati tööstusrevolutsioonile üle minnes. Et kui võeti, tööstusrevolutsioon toimus mille pärast? Miks toimus tööstusrevolutsioon Euroopas? Mis olid keskkonnatingimused sellel ajal, kui tööstusrevolutsioon toimus? Olete ajaloos õppinud? Missugune oli kliima siis? Olete kuulnud väike jääaeg? Olete väike jääaeg kuulnud? Oli selline mõningane kliima jahenemise periood. Euroopas oli ära kasutatud metsad, kütuse tootmiseks, söe tootmiseks, erinevatel viisil, metallurgias väga paljuski, ka laevanduses kasutatud. Puit oli otsas, energiat oli vaja, külm oli, võeti kasutusel fossiilsed kütused. See oli tööstusrevolutsiooni käivitajast, et rahva hulk oli vaja ära toita ja ära majandada. Ja tollel hetkel, kui pandi käima tööstus sellisel kujul, mis on meie tööstuse praeguse eellaseks, on ju, sa olete, et nüüd on nagu inimkonna jaoks probleemi lahendatud, et need masinad teevad ära niivõrd tohutult suure hulga tööd, et inimene saab suhteliselt vabalt lebotada. Aga see viis energiakasutuse kiire kasvuni, sellepärast, et efektiivsem energiakasutus ei pruugi automaatselt viia energiakasutuse vähenemiseni. Selle näiteks tänapäevases mõistes, võib-olla natukene lihtsam, et kui te mõtlete, kui palju meil kasutatakse LED-lampe. Nad võeti kasutusel sellepärast, et nad on hästi odavad toote, nad kasutavad hästi vähe elektrienergiat, neid on väga lihtne igale poole paigaldada. Ja me võime näha, siis siin on, võiks olla Tallinn näha, kui valgustatud on Tallinn öösiti. Kuna neid LED-lampe on nad on niivõrd odavad, siis me ei pea enam piirduma sellega, et meil on tänava ääres tänavavalgustid, vaid me võime panna kogu maja seina LED-lampe täis. Sest et see on nii odav, nad kasutavad nii vähe energiat, nii äge on. Ja summa summarum me oleme liikunud tegelikult suurema energiatarbimiseni. Kuna me lihtsalt kasutame neid niivõrd palju, ehk et see efektiivsem LED-lampidel põhinev valgustussüsteem ei ole viinud meid tegelikult summa summarum energia kokkuhoiuni, vaid vastupidi, me oleme kasutamas veelgi rohkem elektrienergiat. Ehk et efektiivsemate lahenduste otsimine võib viia meid täiesti vastupidises suunas ka. Siin on see koomiks, et näed, et tänu sellele, et meil on autod muutunud niivõrd palju efektiivsemaks, saavad kõik sõita kogu aeg igale poole, kuhu nad iganes tahavad, sest see autod on nii efektiivsed. Ja summa summarum see viib siis selleni, et me kasutame palju rohkem energiat. Keegi ei võta vastutust. Kuna see on niivõrd suur probleem, see kliimamuutus on nii tohutult suur probleem, siis mitte keegi ei saa võtta vastutust, et jah, et mina olen süüdi. Alati on lihtsam, kui keegi on süüdi, siis tee korda, et
kes selle prügikasti ümber lükkas, on, et korja kokku ja pane prügikast kokku uuesti ja korras saame edasi liikuda. Et meil ei ole ühte konkreetset süüdlast, ei ole. Ja muudatuste tegemiseks vajalikud otsused on niivõrd kaalukad, et keegi ei julge neid teha lihtsalt. Kui te vaatate ka kas või see Ukraina sõja puhul, et kui raskelt tuli need otsused, et kas me anname neid talle relvi või ei anna, et keegi ei julge võtta vastutust, et aga äkki nad ikkagi kaotavad ja siis läheb need relvad läheb see venelase kätte ja iga pahandus lõhutakse ära ja et midagi head ei sünni. Nii raske on otsustada, jube raske on otsustada ja ongi raske otsustada. Et seda ei saa nagu otsustajatele ka ette heita, aga me peame otsustama, sest et kaalul on väga suured riskid. Ja me näeme, et rahvusvahelisel tasandil tegelikult neid otsuseid ka tehakse. Meil on kliimalepped, nüüd möödunud sügisest Glasgow'st, püüti kokku leppida, aga need kokkulepped ei jõua meile siseriiklikute otsusteni. Ka meie ministrid käisid Glasgow's ja leppisid kokku, et jah, me liigume fossiilsetest kütustest eemale, kuid nad tulid koju ja otsustasid, et Ida-Virumaale ehitatakse ikkagi uus õlitehas juurde. Ehk et rahvusvahelised kokkulepped ei rakendu riikides. Et siin on omad valijad, vastutus siin oma valijate eest ja lähebki käest ära. 92. aastal kogunesid Rio de Janeiros kõikide maailma riikide liidrid põhimõtteliselt, Põhja-Korea välja arvatud, aga kõik riigid olid seal kohal. Meid esindas, kes seal, olete te kuulnud üldse Riia konverentsist, maailmakonverentsist, ei ole? Meid esindas seal president Arnold Rüütel, kes allkirjastas seal Eesti poolt nõusoleku liikuda siis konventsioonide poole, hiljem need konventsioonid on ratifitseeritud, kõik Eesti poolt ka. Kliimamuutuste vastu võitlemise konventsioon võeti seal ühiselt vastu 92. aastal. 92. aastast saadik on inimkond ära põletanud rohkem fossiilseid kütuseid kui kogu varasema inimkonna eluperioodi jooksul kokku. Et pärast 92 aastat, see on nüüd siis 30 aastat, 30 aasta jooksul, me oleme rohkem fossiilseid kütuseid ära kulutanud kui kogu selle 100 000 aasta jooksul. Ütleme 5000 aasta jooksul, mis me inimkonnast 10 000 aastat pärast aega. Seda maaõli on kasutatud Kesk-Aasias pikka aega, et kui ta tuleb pärast maa pinnani. Et ühesõnaga ei tule need otsused väga hästi. Ja see, miks me räägime kliimamuutustest, temperatuuri tõus 2 kraadi Celsius, see on poliitiline valik. Jällegi nurjatud probleemi üks osa, et poliitikud tahavad, et meil oleks mingi konkreetne mõõdik. Ja mõõdikud ongi väga head. Ja mõõdikud ongi hea, kui me saame muuta neid asju, mida me saame mõõta. Ja seetõttu otsida, et meil on see keskmine temperatuur, me keskendume sellele, aga et kas kui me suudame hoida selle maakera keskmise temperatuuri alla 2 kraadi, kas see siis tegelikult iseloomustab seda, et me oleme probleemi ära lahendanud. Et ta ei pruugi seda iseloomustada. Et võib-olla me oleme saavutanud selle tänu sellele, et me oleme ära lõhkunud elussüsteemid, veel viimased, mis siin maakeral toiminumas on, kaevandades välja neid haruldasi muldmetalle, et luua endale taastuvenergiasüsteeme. Et see 2 kraadi Celsiust on selline poliitiline otsus lihtsalt. Tal ei ole taga seda teaduslikku mõtet, et miks just see temperatuur. Aga see on ikkagi parem kui miski muu. See süsteem on sellises õrnas tasakaalu asendis ja seal on selle balansi leidmine nüüd majanduslike eesmärkide, sotsiaalsete eesmärkide, teie tuleviku pärast ja nii edasi, et kuidagi seal peab žongleerima. Aga üks aspekt, millele tasub tähelepanu pöörata, et kui poliitikud, eriti need poliitikud, kes tahavad vastanduda kliimamuutustega nagu kohanemise strateegiatele või rohemajanduse strateegiatele ja nii edasi, siis see, millest nad rääkima hakkavad, et see on kohutavalt kulukas. Et see läheb tohutult palju maksma meile, kui me tahame roheenergiale, taastuvatele energiaallikatele või siis üldse kokku hakata hoidma, et see on jube kulukas. Aga pange tähele, millest nad ei räägi selle juures, on see, aga kui palju läheb meile maksma see, kui me ei lähe üle. Eelmisel aastal surnud täiendav 800 inimest, 200-800 inimest. See ei ole väike rahva hulk. See on oma kulu, mida isegi saadakse rahas välja arvutada, ma ei mäleta seda numbrit, mis üks elu on. Aga et see on kulu.
lõhutud infrastruktuur meie rannikutel on see kulu, mida me peame katma, mis igal aastal järjest kasvavad. Hinnanguliselt meil on aastast 2010, ja need numbrid ei oma selles suhtes tähendust, nad annavad teile sellise proportsiooni, et millest me räägime umbes suurusjärkudes. Et 2010. aastast on umbes hinnatud neid asju, et aastaks 2050 üle minna nende taastuvenergiaallikatele, et selleks meil oleks vaja investeerida $50 triljonit. Arusaadavalt, kui te olete natuke majandust õppinud, siis inflatsiooni arvestades see näitab lihtsalt seda suurusjärku. Aastast 2010 on meil pidevalt kasvavana, aga umbes $5 triljonit olnud igal aastal kulud kliimamuutuste tõttu ainuüksi. Ja meil on üle 10 aasta juba möödunud sellest 2010. aastast 12 aastat. Me oleme igal aastal tampinud ühiskonnana $5 triljonit kogu aeg. Me oleme seal $50 triljonit juba ammu täis maksnud. Lisaks investeeringud, üleminekud uutele tehnoloogiatele, nad toovad ka majanduslikult tagasi. Sa lood mingisugust uut väärtust, et see ei ole lihtsalt, et sa maksad kellelegi ära selle $50 triljonit, eks ole, vaid sa lood mingit uut majandussüsteemi, sellest majandusest tekib uus kasu, sealt tekivad töökohad, palgad, majandus läheb edasi teistsugusel kujul lihtsalt. Ehk et meil puudub küll üks kindel lahendus, me ei saa nagu öelda, et me teeme nüüd selle ära ja see on kliimaga korras, aga me ei tohi lasta ennast eksitada sellest, et öeldakse, et see on nii kulukas, me ei saa sellega tegeleda, me peame sellega toime tulema kuidagi muud moodi. Meil räägitakse kliimamuutusest kõige rohkem selle tõttu, et see on riigi piiri ületav probleem. Et kliimamuutused on ainult üks suurtest keskkonnaprobleemidest. Meil on defineeritud, see on Rootsi selline üks teadusinstituut, Säilenõtkusinstituut, on defineerinud maakeral 9 sellist planetaarset piiri, mida inimkond ei tohi ületada. Et kui ta ületab ka ühe nendest 9, siis see kujuneb inimkonnale, inimkonna eksistentsi mõttes ohtlikuks olukorraks. Ja meil tegelikult praegusel hetkel me oleme ületanud neid piire 9 valdkonnas. Kliimamuutused on nendest kõige väiksema ohuga. Seal me oleme kõige vähem ohutustsoonist üle läinud. Ometigi sellest räägitakse kõige rohkem. Maa kasutuse, maasüsteemide muutus, see tähendab maakoore muutused kaevanduste tõttu, aga siia alla kuulub ka veeressursi kättesaadavus. Paljud teist elavad Viimsi poolsaarel ise. Päris suur hulk, eks ole. Kuidas suvel kasmisveega on? Krõska, jah? Et Põhja-Eesti on üks see piirkondi, kus tegelikult veeressursi liigse tarbimise tõttu ähvardab oht, et merevesi tungib põhjavee horisonti ja ka sügavamalt tõusevad soolase vee kihid, jõuavad joogivee horisonti ja see joogivesi muutub kõlbmatuks. See eluks kõlbmatuks või meile joogiks kõlbmatuks. Et see on väga tõsine oht reaalselt, mis võib juhtuda. Aga see globaalsena on see väga ülimalt suur probleem. Järgmine ohtlikkuselt on lämmastiku ja fosfori aineringete muutused, mis on otseselt seotud põllumajandusega. Meil kasutatakse liigselt palju mineraalväetiseid põldudel, lämmastiku ja fosfori väetiseid. Meid puudutab see ennekõike selle tõttu, et ilmselt peagi hakatakse kaevandama ka meil uuesti fosforiiti, et saada väetiseid toidu tootmiseks. Lihtsalt on ära kaotatud need oskused toitu toota traditsioonilistel viisil, mis ei oleks keskkonda nii lõhkuvad. Aga äärmiselt tõsine probleem. Toidu tootmisega samavõrd seostub bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Me elame praegust keset 6. massilist liikide väljasuremist, mis toimub taas kiiremini kui kõik ükski varasem massiline liikide väljasuremine. Lihtsalt näiteks eelmine massiline liikide väljasuremine oli milline? 65 miljonit aastat tagasi toimus dinosaurused. Jah, dinosauruste väljasuremine, see käivitus protsessina, seal oli väga mitmeid erinevaid aspekte, mis seal käivitasid, aga selle stardipauguks loetakse seda, kui üks komeet põmaki kukkus Mehhiko lahe piirkonda Yucatani poolsaarel. Eks ole? Tohutu katastroof, kliimamuutused ja kõik ja nii edasi. Mis te arvate, kui kaua võttis aega see protsess, et dinosaurused siis välja sureksid selle tagajärjel? Kus toimus sündmus,
ja siis öeldakse, et vot nüüd on need dinosaurused põhimõtteliselt välja surnud. Kuigi need elavad siiamaani, linnud ja nii edasi, nad on jäänukid sellest ajast. Kui kaua see aega võttis umbes? Pauk ja siis nad on välja surnud. Umbes oskate arvata? Pakkuge, lihtsalt. Õppimise puhul kõige olulisem on see, et pakkuge midagigi. Ja kui läheb valesti, siis aju saab aru, et midagi läks valesti, ma pean selle ära õppima ja õpib siis selle õige numbri uuesti ära. Aga tuleb öelda, et see oli, mis ta ütles, et oli vale, et siis ta õpib kõige efektiivsemalt. Kui te vale asja pakute kogemata, on see kõige parem õppimise viis, nii et pakkuge. 1000 aastat, nii, kes pakub veel? Julgelt. Rohkem, vähem? 1 aasta, nii, kes pakub veel? 50 aastat. Nii, 30 miljonit aastas. Nii, julgeb keegi veel pakkuda? Teadlaste hinnangul võttis see aega umbes 20 000 kuni 100 000 aastat. Geoloogilises ajaskaalas see on praktiliselt hetk. Meil on see massiline liikide välja suremine praegust, mille keskel me oleme, on võtnud aega kuskil 8000 aastat. Umbes sellest ajast, kui me võtsime kasutusel majanduse. On massiline liikide välja suremine. Ja kõige rohkem, kus me oleme siis globaalsed piirid ületanud, on uued ained, ehk et kogu see jama, mis tuleb meie keemiatööstusest, plastikud, ravimid, antibiootikumid, antibeebipillid, GMO, nii edasi. Paarsada tuhat keemilist ühendit, millest võib-olla 2000 on kontrollitud ka keskkonna suhtes, et kas ta on keskkonna muutud. Ülejäänud puhul me ei tea seda ja need kontrollid on olnud ka pigem sellised laboritingimused, me ei tea, mis nad teevad meie keha, mis nad teevad meie ökosüsteemidega. Mitte ainult kliimamuutused, aga kogu see keskkonnamuutuste osa on meile tootult suureks ohuks. See võib tunduda nagu selline, et kõik on nii pekkis, et me ei saa nagu mitte midagi teha. Me saame tegelikult muutuste poole liikuda. Aga selleks tuleb lahendada ära see süsteem, et üksikisikud, kui meie oleme valmis nagu mingisuguseks muutuseks, siis muutuma peavad ka ettevõtjad ja poliitikad. Ehk et see majandus ja poliitiline süsteem peab käima sellega kaasas. Me ei tohi alluda mingitele manipulatsioonidele, mida üritatakse väga palju teha, et mõõtke enda ökoloogilist jalajälge ja tunneke ennast süüdi ja siis sorteerige enda prügi ära. Et iga ettevõtja, iga poliitik saab üksikotsusena teha tunduvalt mõjusamaid otsuseid, kui üksikisik iialgi üksinda saaks seda teha. Aga üksikisik, tema valib neid poliitikuid ja tema valib neid ettevõtjaid. Ehk see süsteem peab käima üheskoos kogu aeg. Kõik peavad korraga samal ajal muutuma. Üks ei saa muutuda teistest väga oluliselt ees, aga me peame liikuma nende muutuste suunas. Seesama Rooma klubi poolt tehtud mudel kõige enam muudab ühiskonda see, kui muutub meie mõtteviis. Kokkuhoid on lahendus, mitte uued tehnoloogiad. Uued tehnoloogiad lükkavad lihtsalt seda kollapsit natukene edasi. Ja lõpetuseks ema Teresa sõnad, mis mulle õudselt endale meeldivad, et meilt ei oodata, et me teeksime suuri asju. Mitte keegi ei saa meilt oodata, et mina või sina või sina või sina üksinda lahendaksite ära kliimamuutuste või keskkonnamuutuste probleemi. Mitte keegi ei saa seda teilt nõuda. Seda ei saa eeldada. Aga see, mida meilt oodatakse, mida me ise endalt peaksime ootama ja mida me ootaksime ka kõikidelt teistelt enda ümbritsevalt, et me teeksime väikseid asju, aga suure armastusega. Et me teeksime olulisi samme keskkonnamuutuste ärahoidmise suunas, nende vältimise suunas. Igapäevaselt. Et me keegi ei saa ära teha kõike seda head, mida maa vajab, aga maa vajab kõike seda head, mida igaüks meist suudab ära teha. See võiks olla nagu selliseks lõpumõtteks, mis siit kaas võtta. Et see olukord tundub äärmiselt hirmutav olevat, äärmiselt keeruline ja selline raskesti käsitletav, aga me saame, kui me tegutseme üheskoos selle parema lahenduse leidmise suunas. Neid lahendusi tegelikult te teate, see võib teise loengu teha. Küsimusi, mõtteid, arvamusi. Kas siin oli midagi sellist, mis teid kõnetas, mis oli teile nagu uus, oluline, et lähete homme kooli, ütlete, et kuradi hea oli, või siis ütlete, et kurat, teised olid päris head, aga see viimane oli küll nüüd. Ilmselt ilmastiku nähtuste esinemise sagedus. Et kui tihti esineb meil torme, kui tihti meil esineb
sellist aprilli, nagu meil nüüd oli, praktiliselt mitte üldse sademeid, kuiv, külm kuu. Et väga ekstreemne situatsioon taas, väga harjumatu, täiesti kogu vegetatsiooni perioodilikust. Me nüüd ootame, milliseks tuleb suvi, kui ta tuleb sarnane nagu eelmine aasta, põud ja kuuma laine ja siis üleujutused või sellised paduvihmad, väga destruktiivne kogu põllumajandussektorile taas on ja et millised on need ekstreemsed ilmastiku nähtused, mis meil ilmnevad ja kui sageli nad toimuvad. Et see oleks nagu adekvaatsem kirjeldus. Aga see on, vaata selline teadlase vaade jällegi ka, et aastal 2005 te vist ei olnud siis veel olite juba, jah? Aga uudiseid ei lugenud siis veel, et seal meil üks tootu üleujutus Pärnus on ju. Et kas inimesed mäletavad seda, kolleegid on seda uurinud natukene, et tuleb välja, et inimesed ei mäletagi enam seda. Pärnu inimesed ei mäleta seda, et selline üleujutus on toimunud. On ju. Kindlustusseltsid küsisid meilt, me tegime sellised prognoosid siseveekogudele, rannikutele, et kuna toimuvad seal missugustel aladel ekstreemsed ilmastikunähtused, kindlustusandjate majandustegevust. Kui tihti mererande ehitatud majad üle ujutatakse. Et need skaalad on... Vaata, nad lähevad natuke ebaelulisteks. Nad räägivad, et 1000 aasta jooksul toimuvatest sündmustest. Mitte keegi vist ei ela 1000 aastat, me tahame teada, et saada, et mis see leiva hind järgmine nädal on. See teeb selle natukene inimesele hoomamatuks. Kui te hakkate haigeks jääma, te panete kraadiklaasi endale alla, mõõdate, oi, mul on palavik, aga mille tõttu see palavik on, seda temperatuuri, palavik ei näita, et ma tunnen ennast halvasti. Aga kas teil on pime sool lõhkenud, kas teil on koroona või veremürgitus, seda ei ütle ju see temperatuuri tõus on ju. Aga poliitikutele ta sobib, sest et ta on nagu üks konkreetne number, mille ümber saab hakata ehitama siis järgnevaid aspekte. Vaata, üks probleem on selles, et inimene on kõige parema haridusega gümnaasiumi lõpuks. Gümnaasiumi jooksul te saate väga laialdase hariduse väga erinevatest aspektidest, et tegelikult küllalt heal teaduslikul tasemel. Ja siis te lähete õppima ülikooli, te hakkate õppima mingisugust kitsamat eriala. Ja te ei puutu enam kokku nende ülejäänud elualadega. Ja poliitikud, kes meil praegust otsuseid langetavad, nemad on täpselt samasuguse hariduse, samasuguse mudeliga saanud ju. Et nemad on saanud õppinud seal keskkooli lõpuni ja see on läinud ülikooli võib-olla juurat õppima, see on selline, mitte midagi elust ei ole, või siis mingit majandust, mis on veel kaugem kõigest sellest päris elust. Ja nad tegelikult neil puuduvad need teadmiste süsteemid, mis puudutavad kliimamuutust. Kui mina olin põhikoolis, siis mis oli kõige suurem probleem, millest räägiti globaalselt? Oli osooniauk lõunapoolkeral. Sellest siin aegalt natukene räägitakse sinna-tänna, aga tegelikult see probleem on nagu ära kadunud. Aga nendel poliitikutel, kes minust veel vanemad on, neil ei ole isegi seda, siis ei räägitud sellistest globaalsetest asjadest. Võib-olla happevihmad see teema hoopis on. Ehk neil puuduvad kontseptsioonid kliimamuutustest ja nad ei saa sellest lihtsalt aru. Ehk et see minu lootus, miks ma läksin ka haridusse, on see, et ma äkki saan kaasa aidata uue põlvkonna peale kasvamisele, kes saab aru selles kompleksses süsteemis, mis kliimasüsteemi taga on ja kes kuuleb, et 1,5 kraadi ähvardab temperatuuri tõus hakkab õudusest värisema, et issand jumal, see tähendab tohutut liikide kadu. Et seetõttu see parem haridus viib selleni, et me saaksime paremini aru nendest komplekssetest süsteemidest lihtsalt. Et see on nagu see lootus. Aga ta peab tulema, me ei saa oodata, et teie ükskord 20 aasta pärast Riigikogus oleksite ja selle otsuseid hakkaksite tegema, et meil on kiiremini vaja seda muutust saavutada. Aga kui te jäite rahule, siis ei ole mina ka rahul.